Taaskord mingi 25+ meetrit. Tere diskisõbrad, pole ammu näinud ja tere tulemast taaskord Haapsalusse. Ma pole selle raja ülevaadet teinud, nii et täna vaatame siis Haapsalu musta layouti üle. See on siis kõige tummisem, siin on muidu 3 layouti, aga mängime 18 korvi ja ma teen selle enda jaoks veel põnevamaks. Mul on ainult siis Paul McBethi 6-kordse maailmameistri kettad, isegi kajakad naeravad mu üle, et ma kindlasti hakkama ei saa. Vaatame, kuidas läheb, ma kasutan ainult neid, enamusi neist ma pole kordagi visanud. Ja esimene on par 3, 70 meetrit, siuke zooni eest käsi enamasti, mando on paremal, pead minema vasakult poolt. Ma videos ei ole seda kunagi veel õnnestunud teha. See mainin ka ära, et putterid on mu enda omad ja mul ei ole Lunat, Force'i ja Maltat. Ülejäänud peaksid olema, nii et lähen vaatame. Ja kuna meil Haapsalus väga niita ei taheta, siis see skippi ei saanud, aga väga hea vise. Pole üldse paha ja ma putin siis nendega, mida ma tavaliselt putin, sest mul ei ole 60 puttereid, kuid. Ja bördi! Rada number 2, 70 meetrit taas kord ja üks minu vihatuim rada. Siin on 2 käppi, et minna taguriga. Ja tegelikult saab üle OB-alade vasakult poolt eeskäega ka, aga siis ta on natukene selline loterii, kas sisse pääseb. Ma lähen siit paremalt poolt uuesti zooniga. Ja no see oli nii turvaline rada kui võimalik, või vise tähendab, sest ma viimati võtsin siit OB5. No nüüd me peaks parriga maha tulema. Mängumehed ütlevad selle kohta pikk putt. 20 meetrit kindlasti. Gramm mööda, aga võtame 3. Kolmenen. Kolmas rada on meil siis par 460 pluss 166 meetrit vist. 107 meetrit on mandoni ja siis seal pärast korv on ühe põõsa taga. Sa tahaksid jääda mandost gramm vasakule täpselt 2 põõsa vahele. Ja mina lähen Ateenaga. Vaatame, mis saab. Konservatiivne vise libises veidi käest ära, aga siit annab veel bördit mängida. No, ma jätsin selle viske ikka väga lühikeseks, aga üldiselt siin on, sa tahad seal augu ees pigem olla. Siit on enamasti, kui sa oled võib-olla 20 meetrit edasi, on mugavam. Praegu vaatame nii kaugele, kui ma anaksiga saan eest käega. Esialgsest tunnelist läbi, aga mängime ilmselt ikkagi parri, sest et ta ei lühikseks. Lühikseks me jäime, aga korv on nüüd siin täpselt nii põõsa kui puu taga. Putiga elu sees ma sinna ei jõuaks. Nii et zooniga lähme läheneme. Ja tõstame selle parri sisse. Ja parr. 400 par 492 meetrit sirge vise. Korv on puude keskel seal täpselt, nii et paremalt või osakalt sa tahad läheneda. Kui pikaks läheb, on veidi ebamugav. Täna on veits tuuline, ma passiga ei lähe, ma lähen Ateenaga uuesti, tagant käega. No ta on, ütleme, vist pin high või gramm pikk, lähme vaatame. Ja siin rajal juhtub mul seda väga tihti. Me oleme 5,5 meetri peal võib-olla. Aga siin pole mingit vaadet, sest et täpselt gramm pikaks tahaks olla 5 meetrit kas äärepool või kus iganes. Ja siit nüüd vaatame, kas ma läbi joksta saan hakkama. Ei saa, võtame parri. Oleks võinud 2 võtta, aga ei. -1 hetkeskoor. 500 par 3 ja 88 meetrit tegelikult mängib natukene pikemalt, sest et korvi kaitsvad puud, tagantki üleminev või eeskäe suur haiser. Nii et ütleme, siuke sott peaks ikkagi vähemalt vise olema. Lähen Zeusiga. Olen rahul.
ja Green Hit. No siuke tester 7.8. Oi, tõesti tester. Vabandage, kole oli. Noh, ei saa kõikiga võtta, seni puhas mäng, taaskord par ja kokku -1. 6 par 3 ja 81 meetrit ja siin on mitu varianti, enamasti tagantkäe üleminev või eeskäsi, kui sa oled paremakäeline. Lähevad inimesed ka tagant käega, aga seal on liiga palju puid mängus. Ma lähen ka nüüd anaksiga ja eestkäega. Ise oli ilus täpselt senimaani, kui ta sai üleval mingi oksa ja kukkus otsa alla, nii et me oleme poole tee peal. No 25 on vähemalt, anname äkki mingi proovi. Ai kõrge on, ei ole mingit proovi. Siukse viskega ei saa midagi, heal juhul 3 saab. Ja mängime mingit turvalist mängu praegu. Noh, võiks ikka mõne miinuse eel võtta. 7 par 3 ja 106 meetrit ja tegelikult see on päris raske rada. Sa pead otse tunnelisse viskama, muidugi kui sul on 130 meetrit fore, siis saab ka siit vasakult ringiga. Aga siin on vana tenniseväljak, mis on kõik ajaga ümbritsetud, see on OB väljas. Nii et mingi asi otse peale ja siis korvi ees on suur puu, mis võtab kõik maha. Lähme vahelduseks siis Undertakeriga, pole seda veel visanud. Ma ei tea, mis ta teeb ka väga. Lähme vaatama. Ja kui ta üle sai, siis saame parri mängida, aga ma arvasin, et see Undertaker on palju lahjem. Ei ole. Mängime ilmselt jälle parri. Ja taaskord mingi 25+ meetrit. Proovime nüüd paremini. Ohi! Nii napilt. Ja peaaegu 2 ei loe midagi, endiselt 3, nüüd tuleb äge rada üle vee. Ja 8 par 3 on 87 meetrit, millest vähemasti 65 on üle vee. Ja lähme eeskäega, seal ümberringi on malts, kui ta sinna jääb, siis ta ei skipi ega midagi. Eeskäsi anaks. Ja väike tester. Ja see on selline tüütu testeres, kui me vaatame, korv on kõrgendatud. Siin võib kõike juhtuda, paned mööda ja putid uuesti 10 pealt, aga proovime. Ai, noh, par. Ja järgmine rada on päris keeruline. Ja front 9 lõpetab siis par 4 üle 130 meetri, 132 meetrit ja vaja on visata 2 mando vahet läbi ja terve aeg tiigi äärest läheb rada. Juba esimesega võid sa tegelikult vette visata ja lähenemine on veel riskantsem. Tagant käsi sirgelt peale, veidike läheb üle, sellega saad kõige rohkem distantsi. Aga väga turvaline, mida ma näitan, on eeskäe, mis iganes, Zone Justice, muidu ma läheks Justice'iga, aga täna Zone'iga ja 2 mando vahele. Ja nii nagu tahetud. Nii, ja kui me silmame nüüd ühes koos, kus see korv on, siis siin on meeletult palju puid igal pool ja paremal ääres siin samas tiik igal pool. Ühe vale kikki saad ja oled ilma. Neid kettaid on mul siin palju. Aga noh, kõige turvalisem jällegi eeskäsi mängid parri. Proovime teie jaoks ikkagi natukene riskida ka ja oht on, et see zone läheb nüüd vette. Aga see riskimine tasus ära, praegu oleme putil. Ja see on see koht, kus nädalamängul öeldakse puulikaaslasele, et ära nüüd eksi. Ja -2. 10. rada par 4 ja 125 meetrit. Esimene on hästi tehniline, mandopuust paremalt mööda ja siis sellele järgneb järgmine mandopuu, millest sa tahad vasakule poole saada, ehk siis pigem selline kangem avadrive, veidi kõrgemalt võib-olla. Noh, ma arvan, et zone'iga saame hakkama.
Kardan, et see lähenemine võib ebamugav olla, aga lähme vaatame. Üldiselt okei drive. Ja see teine Vando puu on nüüd see sama, mis meil siin ees paistab. Selle kaare alt on vaja nüüd läbi visata ja korv on nõlva otsas. Ilmselt see kaugus on jällegi minu jaoks oleks mingisugune Justice paras, aga praegu tunnen Anaxiga ennast kindlalt ja proovime korvile lähedale saada. Ai, kes see selle oksa sinna pani? Korja. See üks oks, millest on vaja mööda visata, jälle mängime parri. Kui siin nüüd putt mööda panna, siis on oht, et teiselt poolt nõlvast ta läheb rollima. Õnneks on meil, praegu on õnneks, et on niitmata, et ei rolli, aga anname mingi proovi. Ja hea lähenemine öeldakse selle kohta. Ja taaskord parr ja endiselt -2. 11, par 3 ja 67 meetrit, minu jaoks muidu on ülevalt tildi vise, aga praegu me lähme zooniga, on vaja visata siia väiksesse käppi, puude vahele ja siis seal on veel üks põõsas, mis varjab korvi. Proovime lähemale jõuda. Mul nende okstega ikka täna üldse ei joppa. See vaade on küll vahva, mitte mingit võimalust. Siin täpselt see sama põõsas, millest ma rääkisin otse ees, oleks ta 5 meetrit vasakul, siis saaks runnida, aga mängime varri. Ja niimoodi lihtsalt lähedki, et ei võtaks pougit. Üldiselt see on selline rada, kus sa ikkagi tahad võtta ja neid radu on tegelikult palju. 11 mängitud, -2. Rada 12, par 3 ja 75 meetrit. Otse läheb eeskäeliin, võid ka backariga minna sirgelt ja sa oled ikka putil ja ägedamad mehed lähevad siit vasakult tavaliselt tagantkäe üle minevaga, kui on õige tuul. Lähme praegu zooniga ja eeskäega. Ja see muru ei skip, aga ilmselt oleme putil. Oleme täpselt ringist väljas, nii et saab ühe esimese stepperi ka täna teha, mis oleks lähemal kui 25 meetrit. Napilt. Ja endiselt varr. 13 par 3 ja 80 meetrit. Triple Mando on mõne aja pärast ja ülikerge on sealt mööda visata, paljud jaoks ilmselt ka läbi visata. Zone ja noh, proovime. Ja läbi visatud ja see siin rajal on suur kergendus. Siit rajalt võistlustel või nädalamängudel võtta 3 on väga hea. Ikkagi sa tahad seda 2 saada, aga väga kerge tuleb OB4. Nii et proovime seda 2 sihta. Ei sihi, see putt ei ole täna paigas. Proovime niisama uuesti. Noh, nii oleks pidanud minema, aga siit võtame 3. 14 par 3 ja 98 meetrit, pole Undertakerit rohkem kui ühe korra visanud, proovime siin. Lihtsalt pane otse, ainuke asi, mis mängu võib tulla väga kehva viske korral on vasakule pool OB joon, mis eristab siis järgmist rada. See ehk meil mängu ei tule ja Undertaker. Oi, mulle tundus, et see läks pikaks tagant mööda, korraks oli isegi Olari maiku seal, aga äkki oleme ringis. Ja lõpuks üks pördi ka, -3. 15 par 481 meetrit ja siin saab nüüd Hadese välja võtta, ta ei ole nii lahja kui tundub. Ta mängib ühel layoudil par 5, mustal ehk raskemal layoudil par 4. Esimesena sott sirgelt, siis on vaja 90 kraadi ja sinna ka vähemasti 80 meetrit pärast visata. Paremal vasakul ääres jookseb OB, nii et kui sul on kätt, siis on kõige mõistlikum minna ümber elektripostide, mida ma proovin ka teha, mitte et mul kätt oleks. See on pikk.
Asakura vaim. See on, ma ei tea, see oli mingi 115-120 trai praegu. Ja veidi hapu. Ilus vise iseenesest. Ja teeme igaks juhuks viske siit, kus ta algselt OBS-e läks ära, sest et mulle tundus ikkagi, et ma olen, kui sott on vaja selgelt visata, siis ma olen julgelt mingi 20-30 meetrit pikk. Ja lähme Anaxiga teeme oma kolmanda viske. Ja mulle tundub, et see on selles mõttes hea vise, kui me võimalikult palju nurga taha saime, siis saame poogit mängida. Ja siin ta on, pikaks ta läks, nii et õigesti viskasin selle teise viske, mis te just nägite. Ikkagi, kui me vaatame siin seda platsi, siia peaks maanduma, aga me olime hoopis teises muruplatsis teisel pool. Nii et Hades, ütleme, Clyde'i sellel kettel on. Ja ka see vise on kogemata ikkagi välja jäänud. Võtame natuke maad tagasi, täpselt ei näinud. Ja see on täpselt see rada, mis tuulega on kehv mängida seda rada ja praegu ilma tuuleta ei oskagi, kogu aeg tuulega mänginud seda. Ja see tähendab, et see on meil siit praegu nüüd juba 5. vise, mis läheb loodetavasti korvi alla ja siis on double bogey siit tulemas. Ai, see on lai. Oi, jopenpuh. Jopenpuh, nüüd mul kadus mänguoskus üldse ära. No vastu tuulega siuke 8-9 meetri putt. Ma korraks vaatan selle tuule heli ära. No vähemasti putt praegu toimis. Siit me võtame double bogey ja oleme tagasi -1 peal. 16 par 3 ja 85 meetrit. Ärge pange seda muruniidukit tähele. Siin on vaja käpist läbi kõigepealt saada ja siis on siuke kolmnurkne maalapp, kus otsas on siis korvi ja ma lähen kettaga, millega ma ei ole veel mänginud, bass. Ja annab tunda, et pole ammu bassi visanud, see oli ebamugav veidi käes. Jälle heal juhul par. Korvi ümber on igast väikseid puid ka. Läheme eeskäega lähenema. Ja peaks olema putil. Ja taaskord par. Tavaliselt siin mustal layoutil tahaksid see vahemikku -4 kuni -7 mängida, siis ta on juba päris tummine, selline tonnilähedane rating. 17. par 3, 75 meetrit. See ja järmrada on väga pöörditavad ja ma saaks see -3-ga maha tulla, praegu on -1. Lähen zone'iga saare rada. Kuhu. Nii, veidikene närvikõdi, lähme vaatame, kas ta sisse jäi. Jäime sisse, väga hea. Ja esimene pördi 2, mis ma tahtsin, nii et -2 on skoor. Ja viimane 18. par 3, 73 meetrit. Mando on siin, et sa ei läheks paremalt pikki asfalti. Tahab saada parema käe eeskätt. Tagantkäega väga keeruline või kui sa oled vasakukäeline, siis tagantkäe vise väga mõnus sulle. Ma lähen Anaxiga. Ja kui ta liiga pikaks ei läinud, siis on pördi lõhna tunda. No ja mis nii viga, lihtsalt sisse tõsta. Ja lõpetasimegi -3-ga, mis ei ole kindlasti päris see skoor, mida siin tahaks mängida. Aga selline siis Haapsalus Uuemõisa discgolfi park on. Tulge mängima pühapäeviti kell 6 hetkel on meil siin ka nädalamängud, kordamööda must ja punane layout, ehk siis raskem ja kergem. Ja või tulge katsetama siia. Väga mõnus, kui on tuuline, siis on gramm kangem. Keerulisem rada kindlasti üldse, eriti back 9, aga väga soovitan. Selline see video oli. Sellised olid siis 6-kordse maailmameistri kettad ka. Aitäh vaatamast juba. Näeme järgmises videos. Tšau, pakaa!
Ja boonusena, kui sa jõudsid siiamaani, üks nendest 5 Paul McBethi 60 kettast läheb kellelegi teile, head vaatajad. Kommenteeri lihtsalt siia alla, kas sa tahad Bassi, Undertakerit, Anaxit, Zeusi või Hadest. Ja lisaks sellele kindlasti follow mind Instagramis ja leia üles ka mu TikTok ja sellele kasutajale siin ole hea, pane subscribe ja tänasele videole ka üks pöial ülesse. Ja ma valin nädala aja jooksul sellest hetkest, kui see video üles läheb, siis ühe kommentaatori ja saadan tasuta sulle siis ühe nendest ketastest, mille sa valisid. Head loosiõnne ja näeme järgmises videos.